I, S, S, I, I, S, V, E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Eestlased on ajast aega olnud metsarahvas. Mets on olnud kohaks, kuhu mure või abi otsimiseks pöörduda. Metsa pühadus ja puude austamine on eestlastel südames ja tuksub isegi linnarahva alateadvuses. Mina olen Laura Kalam ja tänane Mis siis veel saade on pühendatud metsale ja taimedele. Mets kaitseb. Röövvallutajate eest on meie rahvas ikka ja jälle metsast varju otsinud. Esivanematega kontakti loomiseks käidi aga Hiies. See oli kohaks, kus jagada oma suurimat rõõmu ja raskeimat murekoormat. Kui perre sündis laps, siis istutati hiide hingepuu. See oli leping inimese ja looduse vahel. Käisin metsamoor Irje Karjuse käest uurimas, kuidas neid traditsioone tänapäeval edasi kanda. Ega siin muud traditsiooni kandmist ei olegi kui metsa minna, sellepärast, et mets avab sellise inimese sisekaemus, et ta läheb just nagu enda sisse, mets hakkab rääkima südame keeles, kuna seal on rohelist energiat hästi palju ja siis see on selline eestlase mediteerimise viis, et minna metsa, lihtsalt seal olla ja tunda ja nuusutada ja võib-olla katsuda, korjata midagi, et meil ei ole vaja kuskil toas istuda jalad ristis ja oodata, millal see nullpunkt tuleb, vaid et kui sa lähed metsa, siis see mets hakkabki kohe sinu kehas ja vaimus tööle. Millised taimed sobivad Eesti inimesele kõige paremini? No Eesti taimed ongi enamasti sellised soojendavad ja rahustavad, et kuna me taimed ees ju joome tegelikult talvel põhiliselt, et suvel me sööme rohkem taimi. Et siis need sellised soojendavad ja rahustavad taimed, et need ongi just need, mida me külmal ajal vajame, tangervaks ja põdrakanep ja ütleme kõik saialilled ja need on kaselehed, mida me saame korjata siis kevadel suvel, et need kõik toovad talvel sooja meile. Mida ütleb Eesti kliima ja Eesti taimed siis eestlase kohta, et mida saab metsast lugeda ühe rahvuse kohta välja? No Eesti taimed on sellised tugevad kontsentraadid, et kuna nad peavad sellise magamisaja üle elama, et nende vegetatsiooniperiood on selline, et see on samas rütmis nagu inimesel, et suvel me elame, tahame ringi liikuda, käia, oleme sellised rõõmsad ja avatud taimed ka õilmitsevad, kõik suvel kasvavad ja koguvad väge endasse ja siis talvel, kui mitmeaastased taimed, kui on 1 aasta, siis nad hääbuvad, kevadel hakkavad seemned uuesti kandma, aga kui on mitmeaastased, siis sinna juure sisse, sinna koguneb kõik see jõud ja vägi, mis on vaja selle talve üleelamiseks ja kui meie korjame siis neid juuri näiteks sügisel, kui õied ja lehed on pealt ära läinud, siis me saamegi sõna otses mõttes konservi. See on selline täisnaturaalne konserv ja kui me seda kasutame talvisel ajal, et siis aitab meil ka selles rütmis paremini püsida ja olla, sest tegelikult me talvel ju peaks ahju ees istuma ja magama ja lihtsalt mõtlema ja olema, mitte ringi tormama ja tööl ja trennides käima, vaid vastupidi peaks olema rahulikult, aga kes seda tänapäeval saab, et sellepärast need taimsed konservid on väga head sellised aitajad, mis aitavad mis eluenergiat üleval hoida. Käes on oktoober. Varahommikuse päikese käes sillerdavad härmatise alla mattunud katused ja murulapid. See on märgiks, et varsti saabub Eestimaale külm ja pikk talv. Päike kaob ja pimedus võtab võimust. See on organismile aga kurnav ja nii tuleb oma keha ja vaimu turgutada. Praegu tegelikult on inimese keha varusi täis, et me oleme suvel ja sügise poole praegu isegi on ju palju juurikaid, et kõik need juurikad me sööme praegu, kartulik, kaalikad, porgandid, peedid, viljad, kõrvitsad, et need on kõik praegu täiesti ju saadaval ja me sööme neid, me oleme varusi täis tegelikult praegu. Et see kõige hullem aeg hakkab saabuma siis, kui varud on otsas, hakkab saabuma märtsi alguses või veebruarikuus. Aga novembris seoses sellega, et läheb pimedaks ja sellist valget aega on hästi vähe, et hakkavad tekkima sellised
depressioonid ja stressi tuleb rohkem, sellepärast et päikeseenergiat ei ole ja eriti need päikesemärgi all sündinud, need lähevad väga selliseks kurvaks ja kurjaks ja nad tahavad seda päikest saada, et siis tulekski kasutada selliseid taimi, mis toovad selle päikese meie sisse tagasi. Nii et see pime aeg on see, et kus hästi palju peab siis sellist elavat tuld tegema, küünlaid põletama ja kaminat põletama, ahjutuld vaatama, et seda tuleenergiat endale saada, mida meil päikesena vähe saame. Mis oleks selline hea turgutav teeretsept, mida nii-öelda külmal novembrikuul või detsembris juua, mis energiat annaks? Energia, neid selliseid taimi, mis nagu toniseerivad või mis ergutavad, et neid Eesti looduses on tegelikult vähe, et meil ongi nad just pigem löögastavad ja rahustavad, aga üks taim kindlasti, mis on siuke täis, ütleme, mille pärast on sõdu peetud maailmas. Nimelt siis Hitler lasi lausa venelaste laboratooriumid hävitada, kus taime siis uuriti põhjalikult, et ta ongi just nagu meie kliimas hästi kasvav taim on põdrakanepe. Ja põdrakanepit saab siis nii kasutada tavaliselt kuivatatuna kui fermenteerituna ja tema annab, ta on nagu täis universaalne komplekt ja kui sinna veel lisada nõgest, kes iseenesest on ka selline ergutav taim, et ta ongi pimeda aja taim, et annab meile siis soodustab serotoniini teket ja aitab meil siis pimedale üle saada. Et kuigi põdrakanep on rahustav, nõges natuke ergutav, aga nad sobivad hästi kokku ja neid kasutada, siis sa tunned veidike sellist nagu toonust ja energiat tõusvat. Ja muidugi naiste puna selle jaoks, et ütleks, et naiste puna sõnum on see, et ta näitab meile valguskiirt pimedas, et eriti seal pimedal ajal, kuhu minna, et kui inimesel on kõik segi, et ta ei taha enam elada ja kõik on nii pime ja must ja plögane, et siis naiste puna on just see taim, mis näitab selle väikse valguskiire ja tekitab sellise heaolu tunde, rahustab maha, et ole nüüd natuke rahulik, mine puhka ja maga, istu tule ees ja siis mine edasi. Nõges ja põdrakanep on sellised taimed, mida tegelikult leiab iga metsasalu eest ja teepervelt. Kui ma nüüd tahan suvel endale talveks teha ühte teesegu, siis kuidas ma nende taimedega käituma peaksin? No põdrakanepid üldiselt võib korjata hästi pikka aega, et siis kui tal võrsed tulevad, lehed hakkavad tulema, võib lehti korjata. Õisi võib korjata ja sügisel isegi, kui esimene külm on üle käinud, siis võib ka lehti korjata, et minu ema rääkis, et Siberis nüüd tädikesed korjasidki peale esimesi külmi, et siis oli looduslik fermentatsioon toimunud ja siis tehti sellest siis pulber. Või siis näiteks võib külmutada neid lehti, siis hapendada, kuivatada ja siis teha sellist teed, mis on palju väärtuslikum kui must või roheline tee, et temast siis ensüümide, fermentide ja selline vitamiinide ja mineraalainete arv on palju tugevam, ta ei sisalda kofeiini ja ta on palju väärtuslikum kui see Hiina tee, mida me siin tuhandete liitrite kaupa Eestis sisse joome, mis on nii ära mürgitatud, et me ei saa seda puhast ju lihtsalt kätte, et pigem usaldada oma seda põdrakanepit kui siis seda kuulsat Hiina teed. Nii et tegelikult on väga lihtne ühel eestlasel võtta lihtsalt üks tunnikene, korjata põdrakanepit ja sellest endale täiesti talvevaru teena nii-öelda valmis teha. Just, et tuleb neid lehti korjata ja kindlasti tuleb võtta mitte suvaline tunnike, vaid see tunnike, kus tuju on hästi hea, et siis sa lähedki, et siis sa annad selle hea tuju energia taimele ja taim annab selle talvel sinule vastu. Et kindlasti ei tohi minna siis, kui tuju on hästi kehva, et lähe ruttu korjan ära, et lasta sindrinahk kuivab seal, et pigem jah, just siukse hea tujuga ja hea meelega, et siis sul on meeles see korjamise hetk, et sa laed uuesti selle positiivse energia endasse. Te olete maininud, et taime tuleks vaadata kui inimest. Mida see täpsemalt tähendab? Tuleb tunnetada kui inimest ja tuleb vaadata ka nagu inimest. Et näiteks, et ma olen toonud sellise näite, et kui sa lähed näiteks sõbrale külla, ta mitte midagi pole sulle rääkinud, sa lihtsalt seal lähed tema toa uksest sisse ja sa tunned, et kas tal on hea olla või tal on paha olla, kas tal on hea tuju või paha tuju. Ja taimega on ka nii, et kui sa lähed selle taime juurde, seisad seal, oled tema juures ja siis tunned, et oma kehas, et mida ta sinule räägib, et kas ta üldse räägib sinuga, kas ta kõneleb sinuga. Teine asi on see, et vaadata taime nii, et see on see signatuuri või sarnasuse teooria, ehk siis see sümbolite keel, biosemiotika, kus me vaatame siis märke, et kuidas näiteks erinevad taimeosad sarnanevad inimeste erinevatele organitele, kehaosadele, millised tunnused siis seostuvad inimese
inimese ütleme keha omadustega, hinge omadustega, et näiteks kibedad taimemahlad hästi siis toimivad meie maksas ja sappis, puhastavad maksa ja sappi. Või siis näiteks sellised roheliste lehtedega taimed, ümarate, vooljate lehtedega sobivad väga hästi siis südamekeskusele, südamehaiguste probleemide raviks. Või näiteks, et violetsete lillade õitega taimed sobivad väga hästi meie ajutegevuse parandamiseks, toniseerimiseks. Et see on terve teooria, terve teadus, et seda me seal oma koolis ka siis mitu aastat õpime. Kui palju teie endale talveks taimi varut? Enamasti värsketest taimedest tinktuure ja mikstuure ja lilleveesi. Ka enda jaoks mul on 5-6 põhitaime, mida ma tean, et mis toimivad minule ja neid ma ka kasutan. Et ei korja väga paljusi, sellepärast, et ma olen enda peal kontrollinud, ma tean, mis toimivad ja neid ma siis ka kogun. Kuidas inimene üldse teada saab, et mis taimed talle kõige paremini sobiksid? Seal on mitu erinevat võimalust, et üks on see, et sa lihtsalt tunnetad, vaatad, kes sulle tee peal ette jääb, näiteks hakkad märkama ühte taime kogu aeg. Või ta kasvab sulle uksest sisse või aknast sisse või kuidas iganes. Või näiteks, et sa jälgid seda taime, et kus ta on, et kas ta kuidagi sobitub selle sarnasuse teooria järgi. Või lihtsalt kogemusest, et sa oled kuskil ise kogenud, tead, oled proovinud. Et seal on erinevaid võimalusi, see on jälle terve teadus, et mida tasub õppida, et kuidas ma selle õige taime siis ära tunnen. Et kui ta naabrinaisele mõjub või naabrimehele, et see ei tähenda, et see sulle mõjuks, kuigi probleem võib samas kohas olla, aga me ise oleme isikuti nii erinevad, et see sama taim ei pruugi meile üldse nii positiivselt ja efektiivselt toimida kui naabrimehele. Taimed abistavad inimest ja kingivad hea enesetunde. Positiivne olek ja hea enesetunne on aga osa õnnevalemist. Tänapäeval kipuvad eestlased ringi tormama ja keskenduma kõigele muule, aga mitte iseendale. Selleks, et olla õnnelik, tuleb väärtustada ka kõige väiksemaid õnnestumisi. Mis kedagi õnnelikuks teeb, et mina näiteks soovitan kindlasti 1 tund või 1,5 lihtsalt käia kuskil looduses ja mitte midagi mõelda. Et lihtsalt lasta sellel toimida enda peal, sellel energial, et 1,5 tunniga kõnnib umbes 10 kilomeetrit, et see on paras aeg igapäevaseks jalutuskäiguks, et mina olen seda praktiseerinud aastaid juba ja tegelikult selle ajaga sa puhkad nii välja, et kui sa tuled koju, et siis need mõtted ja kõik need tegevused hakkavad toimima iseenesest, need laotavad su ees lahti ja sa lihtsalt teed need ära selle asemel, et siis pusida neid niimoodi päeva jooksul pikka, et see hästi see nullpunktis olemine hästi kosutab või toidab aju ja puhastab aju kõigest sellest rämpsust, mida me korjame endale kokku, et see on kindlasti üks asi, et lihtsalt olla, lasta toimida nendel energiatel enda peale, kuulata mingit head muusikat võib-olla, kui linnud enam ei laula näiteks, kuidas vesi vuliseb või kindlasti on oma lemmikud kõigile, et see muusika on ka vibratsioon, et eriti klassikaline muusika, et see väga hästi toimib südamekeskuses, et kui on leitud enda jaoks mõni selline hea meetod, et siis seda tulebki kasutada või süüa näiteks selliseid häid toite, mis annavad päikeseenergiat. Kuidas teie kogemus praegu ütleb? Kas eestlane on jätkuvalt nii-öelda metsausku ja metsarahvas? Täiesti, et eestlasel on väga kerge metsa ja taimi usaldada, et kuigi nad imevad hästi kergelt endale kõiki neid erinevaid filosoofiaid ja teooriaid külge, aga alateadvuses on see mets ja see tagamaa nii olemas, et kui vähegi inimene satub ja tal on võimalus, siis ta läheb ikkagi kuskile loodusesse ja seal need tunded ja energiat hakkavad hoopis teistmoodi tööd. Ma usun, et on jätkuvalt, et meil on siin, kogu see Eesti on tegelikult üks väike külakene, et võrreldes maailma mastaapidega, et 10 kilomeetrit ja sa oled juba kuskil võsas või metsas ja saad seal teha, mis sa tahad. Et ma arvan küll, et meil on pole inimest, kes ei ole metsausku. Selliseks kujunes tänane saade Mis siis veel? Homme on eetris juba uued teemad ja tegemised. Mina olen Laura Kalam. Kuulmiseni. I, S, I, I, S,
E. L. no ma ei tea, mis siis veel?